Hommik kõigile. Täna on siis see päev, et ma lähen nüüd Šveitsi, lennan Šveitsi. Hetkel ma söön siin kohvi, joon praegu kohvit ja siis söön siin kirputru. Ausalt öeldes mul on väike paranoia just selle saade sealt turvasüsteemist läbi. Tuleb välja, et minu kott kaalub nii nagu on vaja. Kõik asjad, mis mul on vaja, on olemas. Aga dokumentidega natuke küsimärk. Just sellepärast, et kui ma käisin politseijaoskondas Tartust heal juhul 2 nädalat tagasi või 6 aega tagasi. Seal öeldi, et mul ei ole vaja passi, et lennata nagu Euroopas või käia igal pool Euroopas. No ma rääkisin selle nüüd oma õele ja õde ütles, et kas sa ütlesid ikka lennata. No nüüd siis läks paranoia üle katuse. Lihtsalt ma hakkasin kartma, ma ei tea, kuidas võtta nüüd seda. Ja me läksime kohe Google otsingusse ja vaatasime, mis Google ütleb. Nii palju minu informatsiooni põhjal, et kui Euroopast välja minna, sul läheb vaja passi ja ID-kaarti. Aga 2004. aastal anti nüüd luba ID-kaardiga nüüd käia vaata ringi Euroopas, nii et ma oletan, et ma saan ikkagi läbi. Eks näis, mis saama hakkab, kas ma saan nüüd minna reisile või mitte. Okei, nüüd me hakkame põhimõtteliselt liikuma ja proovin kõndida sinna. See on suht tunni aja kõndimine ja ma loodan, et see aitab mul paremini kaardistada mällu. Nii et eks näis, mis välja tuleb. Ju, ma jõudsin nüüd lennujaama. Ja sain läbi ID-kaardiga ja kõik muu soksega. Nii et nüüd tuleb mul oodata, kuni mul lennuk tuleb ja saan minema lendama. Et näeme lennukat. Okei, ma nüüd jõudsin lennukile. Jõudsin 883 ja varsti läheb see lendu. Et loodavad, et ma nüüd alla jõuan. Ja ma jõudsin Peiseli või mis iganes see riik. Sorry. Aga nüüd ma põhimõtteliselt proovin võtta veel siit need piletit ja põhimõtteliselt nüüd kohtun teist korda ühe sõbraga. Ja, see on müüa. Okei, ma lähen nüüd siin Basel. Baselis ja ta nüüd näitab mulle ringi siin. Et jah, see on nüüd sõber, kellega ma olen, need tema ära karda. See on see hommiksöök. No tore. Me jõudsime siia šokolaadifaktorisse koos nende inimestega. Tänu neile. Say hi! Varsti ma lähen nüüd sisse ja saate näha ka, mida sees toimub. Oh my god. Hommik. Täna me lähme nüüd grillima kuhugi mäe otsa.
varemetesse. Peale selle näidatakse mulle faireid. Mingisugune paad oli see, mis pidi olema niisugune suht kuulus. Kiirabilepp. Ja ongi põhimõtteliselt tänavane mu päev. Ja peale selle veel chillime igal pool ringi. Need näeme siis. Yeah. What I use. Toink. 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 The knife's not sharp. Toink. Show me your skills. Skills! I hope I don't break it. There you go. Have fun. Hold it over the fire. Deal with it. Ma just põhimõtteliselt uisid sealt kohalt nüüd siia. Sinuni tegelikult. Läbi märk läksin koos säriga, et nüüd oleks rohkem jahutatav nüüd kuuma päikse käes. Ma olen praegu feeride peal. See on nüüd see sõbra isa ja tema nüüd seal. Say hi! This red art. This is also art. It's hanging with the yellow string. It's art. And this is literally art. Like, it come. Okei, nüüd on põhimõtteliselt minu päev läbi. Lähen nüüd videot ütlema ühte teist videot, mis oli üllatusena. Ma sain läkeri, mingisugune traditsiooniline pomm. Ja põhimõtteliselt see on nüüd minu päev. Lõppes nüüd põhimõtteliselt siit. Okei, täna on siis mu viimane päev. See suhtes viimane, et homme ma sõidan tagasi. Aga täna on natuke teise perspektiivi all. Küll saate aru. Nüüd me oleme siin kuskil kiriku otsas. Üks teine kirik on kuskil seal, nagu näete. Ja ma olen koos Lukiga. Ta natuke kardab kõrgust, ta on esimest korda siin. Up the hill it goes. Rain is somewhere back there. Oh Jesus, there's lots of people behind me. Don't come so close! God dang it! Ma kukkusin. Ma kaotasin tasakaalu ja nüüd on igal pool on valus. Täna on see nüüd päev, kui ma lähen tagasi nüüd Eestisse. Ma olen hetkel Šveitsi lennujaamast ja ma nüüd näen välja ka rohkem ruuni. Ma sain päikest liiga palju. Ja me põhimõtteliselt ootame oma lennukeid, et saame nüüd minna Frankfurdi ja Frankfurdist nüüd Eestisse. Nii et põhimõtteliselt mu reis lõppes siin.